Olete ilmselt seda pilti varem näinud. Uskumatu rahvahulk ootab võimalust Mount Everesti tippu tõusta. Stau am Mount Everest. Vaadake seda, 300 mägironijat seisavad järjekorras, et tippu jõuda. India mägironijate rivi tipus. Selle hämmastava foto tegi see projekt. Aga kas sa teadsid, et selle foto taga olev mees on legendaarne mägironija, kes on silmitsi seisnud tõsiste vastuoludega? Kui sul on Netflixi konto, oled sa võib-olla näinud tema nägu või kuulnud tema lugu dokumentaalfilmis 14 tippu, miski pole võimatu. Kuid viimastel aastatel on selle mägironija kohta esitatud süüdistusi ja tekkinud küsimusi. Kas ta on kangelane, keda tuleks ajalukku jäädvustada? Või on ta keeruliste asjaolude keskel valesti mõistetud isik? Alates maailmarekorditest kuni pingelise draamani Everesti mäel ja tõsiste süüdistusteni. Vaata lõpuni ja otsusta ise, ida arvad legendaarse ja vastuolulise mägironimiskoninga Nims Tai Purja kohta. Nagu alati, soovitame vaatajatel olla ettevaatlikud. Pärast seda, kui avaldasin selle video algse versiooni, võttis minuga ühendust Nims Purja advokaat ja palus mul video eemaldada. Nagu näete e-kirjast, vaidles ta uudisteallikatele vastu ja seadis kahtluse alla meie ajakirjandusliku aususe. Seetõttu alustasin uuesti, et teha rohkem uurimistööd, vaadata üle uudisteallikad ja kontrollida fakte. See, mida te kohe näete, on selle loo teine versioon. See oli 29. oktoober 2019, kui Nirmal Nims Purja seisis Shisha Pangma tipul, lõpetades saavutuse, mis jääb mägironimise ajalukku. Vaid 6 kuu ja 6 päevaga oli Nims roninud kõigile 14 maailma kõrgeimale mäele, millest iga üks ulatub üle 26 000 jala. Lihtsalt öeldes oli see midagi, mida keegi polnud kunagi varem teinud ja paljude jaoks peeti seda võimatuks. Aga Nims ei ole nagu enamik inimesi. Ta oli just ümber defineerinud selle, mis on maailma kõrgeimate tippude puhul võimalik, näidates, et ainsad tõelised piirid on need, mille sa ise endale sead. Enne kui uurime tema teekonna keerulisemaid külgi, astume sammu tagasi ja vaatame, mis viis ta selleni, et ta seisis Shisha Pangma tipus. Ning mis tegi temast mehe, kes purustas rekordeid, millest enamik mägironijaid ei julgeks isegi unistada. 2019. aasta mais sai temast esimene inimene, kes jõudis vähem kui 48 tunniga 3 maa kõrgemale tipule, Mount Everestile, Lotsele ja Makalule. Et anda teile aimu, kui pöörane see tegelikult on, siis enamik inimesi vajab ronimiste vahel taastumiseks päevi või isegi nädalaid. Aga Nims? Tema tegi selle 2 päevaga. Kuid asi polnud ainult tippude nimekirjast mahamärkimises. Oma teekonna jooksul tegi Nims Mount Everestil viraalseks saanud foto. Pildil oli näha ülerahvastatud tippu, kus mägironijad seisid järjekorras. See pilt käivitas ülemaailmse arutelu Everesti kommertsmägironimise ohtude üle. Isegi oma rekordeid purustavate ekspeditsioonide keskel mõjutas Nims kogu mägironimiskogukonda. Võiks arvata, et sellise ronimis-CV-ga on Nims mägesid roninud juba sellest ajast, kui ta kõndima õppis. Aga sa eksid. Nims sündis Nepaalis 1983 aastal ja ta alustas üsna tagasihoidlikest oludest. Tema pere polnud jõukas ja nagu paljudel nepaallastel oli ka tema taust seotud maaga. Tema isa oli Gurkha sõdur ja sõjaväeline tee tundus talle loomulik. 18-aastaselt liitus ta Gurkha brigaadiga, astudes isa jälgedes. Kuid ei läinud kaua, kuni tema erakordseid oskusi märgati ja 2009. aastal sai Nimsist esimene Gurkha, kes liitus Briti mereväe eriüksusega Special Boat Service, SPS-iga. Kui sa ei tea, siis SPS on üks maailma eliitsemaid eriüksusi, mis on spetsialiseerunud külmailma ja kõrge riskiga operatsioonidele. Just siin arendas Nims välja vaimse sitkuse ja vastupidavuse, mis hiljem tema mägironija karjääri määratlesid, kujundades temast tänapäeva legendi. Möödub veel aastaid, enne kui Nims satub šokeeriva poleemika keskmesse. Peaaegu 10 aastat teenis Nims SPS-is, täites ülesandeid, millest tal ei olnud lubatud rääkida. See paneb meid ainult ette kujutama, et need olid ohtlikud. Ta on vihjanud mõningatele riskidele, millega ta silmitsi seisis, sealhulgas turistamisele ja lahingus haavata saamisele. Kuid 2018. aastal, kui ta avanes võimalus liituda eriüksusega Special Air Service, tegi Nims üllatava valiku. Ta lahkus sõjaväest. Enamik inimesi ei loobuks elumuutvast pensionist ja karjäärist relvajõudude kõrgeimal tasemel. Aga Nims kuulis, kuidas mäed teda kutsusid. Kuigi mägironimine täiskohaga karjäärina oli talle sel hetkel veel uus. Tema esimene suurem tõus oli 2012 aastal,
kui ta vallutas La Bouche Easti tippu, mis on Himaalaja mõistes suhteliselt väike mägi, kuid see oli alles algus. Ta jätkas väljakutset pakkuvate mägede vallutamist ning 2014 aastal jõudis ta vaid 15 päevaga Dhaulagiri tippu, mis on 8000 meetri kõrgune mägi, seades sellega tooni sellele, mis ees ootas. 2016 aastal jõudis ta esimest korda Everesti tippu ning Nims hakkas suuremalt unistama. Siin tulebki mängu Elite Exped. Nims asutas oma mägironimisfirma Elite Exped 2017 aastal, et jagada oma kirge mägede vastu teistega ning tuua oma ainulaadne lähenemine mägironimisele inimesteni, kes tahtsid oma piire ületada. Elite Exped ei tegele ainult juhendatud ronimistega. See seisneb selles, et õpetada ronijaid ületama oma enda arusaamu võimalikust. Nimsi meeskonda kuulusid mõned parimad eliitsherpad, sealhulgas Mingma David Sherpa ja Mingma Tenzing Sherpa. Nendega ei roni sa lihtsalt mägede otsa, vaid õpid neid alistama. Nims ei olnud lihtsalt teejuht teistele, ta juhtis ise eesotsas. Teema isiklikud kogemused ja võrreldamatud saavutused tegid temast ühe kõige austatuma tegelase kõrgmägi ronimise maailmas. Iga ekspeditsioon oli hoolikalt planeeritud ja teostatud, kus keskmes olid ohutus, täpsus ja väljakutse. Oli see siis Everesti vallutamine, K2 ründamine või matkade juhtimine vähem tuntud tippudele. Nims oli loonud Elite Expedi, et pakkuda seiklust, mis pole millegi muuga võrreldav. Nimsi saavutused ei piirdunud siiski ainult rekordite ja tippude vallutamisega. 2021 aasta jaanuaris tegid Nims ja 19 Nepaali mägironijat ajalugu, kui nad sooritasid esimese talvise tõusu K2-le, mis on üks maailma surmavamaid mägesid. Jah, sa kuulsid õigesti. K2 talvel. See on hoopis teine tase. Temperatuurid langevad eluohtlikule tasemele ja tuuled võivad sind mäelt minema rebida. Aga meeskond tegi selle ära. Nims sai esimeseks inimeseks, kes vallutas K2 talvel ilma lisahapnikuta, kasutamata lisahapnikku. Saavutus, mis on enamiku alpinistide jaoks peaaegu kujuteldamatu. Kõige selle juures jääb üks asi Nimsil alati samaks. Tema usk, et miski pole võimatu. See pole tema jaoks lihtsalt loosung, vaid elustiil. Kuid isegi nii saavutuste rohke inimese nagu Nims puhul on aastate jooksul tekkinud vastuolusid ja väljakutseid, mis toovad tema noosse teise vaatenurga. Üks selline juhtum leidis aset 2022 aasta septembris, kui toimus traagiline plahvatus, inimohvrid ja vaidlused Kapandi Nepaali elanikuga. Siin on, mis juhtus. 21. septembril 2022 puhkes Kapandis suur tulekahju majas, mille esimese korruse oli oma kontoriks rentinud Nimsi ettevõte Elite Exped. Tulekahju põhjustas kontoriruumides hoitud gaasiballoonide plahvatus. Õnnetuslik plahvatus oli laastav. 3 inimest kaotasid elu, teised said vigastada ning maja elanik Tanka Gising ja tema pere jäid kodutuks. Gisingu sõnul hävis kõik, mis neil oli vaid mõne tunniga. Tema ja tema pere olid sunnitud pärast plahvatust elama telgis. Siit läksid asjad keeruliseks. Gising väitis, et plahvatus juhtus Elite Expedi hooletuse tõttu ning ta ootas, et Nims ja tema ettevõte hüvitaksid talle kahjud. Ainuüksi varaline kahju hinnati üle 50 miljoni Nepaali ruupia väärtuseks. See on umbes $375,000. Nims tundus olevat valmis kokkuleppele jõudma, pakkudes väidetavalt Gisingile hüvitist 10 miljonit Nepaali ruupiat 4 osas. Siiski väidab Gising, et Nims võttis hiljem oma pakkumise tagasi, jättes pere keerulisse olukorda. See polnud aga ainult rahas kinni. Gisingi sõnul hakkas Nims teda isegi Ühendkuningriigist ähvardama, öeldes, et kui ta tahab, siis kaevaku kohtusse. Gising väitis veel, et Elite Exped hoidis tema teadmata kinnistul gaasiballoone, mis tema sõnul rikkus ohutusprotokolle ja Nepaali seadusi. Nimsil on aga teistsugune vaatenurk. Ta ütles avalikult, et Elite Exped oli Gisingiga algusest peale ühenduses, eesmärgiga jõuda lahenduseni. Sotsiaalmeedia postituses ütles Nims, et tema ettevõte pakkus hüvitist, mis oli Nepaali ruupiate väärtuses umbes $750,000, kuid Gising keeldus pakkumisest. Nims rõhutas, et seaduse järgi ei olnud Elite Exped kohustatud midagi maksma, kuid nad püüdsid olukorda lahendada heast tahtest. Nimsi sõnul olid süüdistused, et ta jättis ohvrid maha ja põgenes täiesti valed. Nimsi äripartner ja Elite Expedi kaasomanik Mingma David Sherpa toetas seda väidet. Ta väitis, et ettevõte oli tõepoolest tegelenud selle küsimuse lahendamisega.
Kuid pakkumine, mille nad tegid, polnud Kiisingi jaoks lihtsalt piisav, sest tema sõnul vajas ta oma elu ülesehitamiseks palju rohkem raha. Õli tulle valades, sõnamäng ei ole tahtlik. Süüdistas Kiising ka Nimsi selles, et ta kasutas tema maha põlenud maja pilte, et koguda välismaalt annetusi, väidetavalt mägede koristuskampaaniate jaoks. See väide pingestas kahe poole suhteid veelgi. Juhtum tekitas Nepaalis pahameelt, eriti kohaliku Sherpa kogukonna ja sotsiaalsete aktivistide seas. Kuid 2024. aasta juunis ilmunud Nepaali pressiartikkel avaldas mõned olulised üksikasjad. Vastupidiselt varasematele väidetele oli Kiisingil oma majakindlustus olemas, kuid algselt teatati, et tal seda ei olnud. Nii näibki, nagu ka kõrgem kohus otsustas Nimsi kasuks, et Kiising lootis sellest tragöödiast suuremat väljamakset saada. See vaidlus, kuigi keeruline, on vaid üks peatükk Nimsi suuremast loost. Kuulsus on kahe teraga mõõk ja tundub, et mida kuulsamaks sa saad, seda rohkem oled sa nii positiivse kui ka potentsiaalselt negatiivse tähelepanu keskpunktis. Inimestele meeldib vihata. Üks olulisemaid ja hiljutisemaid juhtumeid leidis aset 2024. aasta mais, kui nii Nims kui ka tema ettevõtet Elite Exped süüdistati Everesti ronimisreeglite rikkumises. Nii kõrge profiiliga inimese puhul nagu Nims tekitavad sellised süüdistused tõsiseid küsimusi ning selle loo üksikasjad on nii keerulised kui ka põnevad. Alustame olukorra kirjeldamisest. Everesti baaslaager ronimishooaja tipul kihab tegevusest. 10 ekspeditsioonid valmistuvad tipputõusmiseks ja panused on uskumatult kõrged. Kogu selle sagimise keskel levivad teated, et Elite Exped meeskonna liikmed, kellel on luba ronida lähedal asuvale tipule nimega Linktron, on ilma vastava loata ületanud Everesti territooriumi. See oli väga suur asi, sest Everesti vallutamine polnud lihtsalt üleskõndimine ja parima lootmine. Sul on vaja konkreetseid lube. Ja need load ei ole odavad. Need maksavad umbes $11,000 inimese kohta. Teisest küljest maksab Linktroni, vähem tuntud tippu, luba vaid $4,400 grupi kohta. See on märkimisväärne hinnavahe. Miks see siis nii suur probleem on? Nimetuks jääda soovinud tunnistajate sõnul ei jäänud mõned alpinistid Linktroni jaoks ette nähtud marsruudile, vaid läksid väidetavalt üle Everesti poole ja liikusid läbi Khumbu jäämurru. Nad jõudsid isegi 3. laagrisse, mis asub Lhotse nõlval umbes 7000 meetri kõrgusel. 3. laager on oluline peatuspaik neile, kes soovivad Everesti tippu jõuda. Ja sinna jõudmine ilma vastavate lubadeta on tõsine rikkumine Everesti rangete reeglite vastu. Mure ei seisnenud siiski ainult reeglite järgimises. See puudutas ka ohutust. Khumbu jäämurd on kurikuulsalt ohtlik, täis lõhesid ja liikuvaid jäämasse, mis võivad ronijaid lõksu püüda või vigastada. See on lõik, mida tohivad läbida ainult kogenud meeskonnad, kellel on Everesti luba. Miks oleksid siis Elite-ekspeditsiooni ronijad üldse Everesti mäel? Mõned raportid viitasid, et nad kasutasid Everesti kõrgemaid laagreid aklimatiseerumiseks, mis on hädavajalik, kui valmistutakse kõrgtõusudeks nagu Linktron. Veetes aega kõrgematel kõrgustel annavad ronijad oma kehale võimaluse harjuda hõreda õhuga, mis võib anda neile eelise, kui nad alustavad oma tegelikku tõusu. Siiski on Everesti marsruudi kasutamine aklimatiseerumiseks ilma loata vastuolus Nepaali ronimisreeglitega. Nims ja Elite-ekspeditsioonid eitasid süüdistusi kiiresti. Nad andsid välja avaldused, milles selgitasid, et ainult 2 nende meeskonna liikmel, Robert Hutchinsonil ja Caleb Perezil, olid kehtivad Everesti load. Ülejäänud rühm, nagu nad ütlesid, treenis baaslaagris teise tipu nimega La Bouche East tõusuks, mitte Everesti jaoks. Lugu muutus veelgi keerulisemaks, kui asjasse sekkus veel üks ekspeditsioonifirma. Selgus, et Hutchinson ja Perez olid tegelikult Seven Summit Treksile väljastatud loal ning Elite Exped oli sõlminud niinimetatud loa jagamise kokkuleppe. See on tavaline praktika, kus ühe meeskonna ronijad lisatakse teise meeskonna loale, et kasutada täielikult ära grupi piiranguid. Kuigi see kokkulepe oli seaduslik, ei selgitanud see, miks teised Elite Expedi meeskonna liikmed väidetavalt viibisid Everestil ilma nõuetekohaste lubadeta. Kui see kõik arenes, sekkus Nepaali turismiosakond ja alustas ametlikku uurimist. Ametnike sõnul juhib uurimist Everesti baaslaagris asuv ekspeditsioonide jälgimise ja hõlbustamise välisbüroo EMFFO.
kogudes tunnistajate ütlusi ja uurides, kas Elite Exped oli tõepoolest reegleid rikkunud. Nii otseses kui kaudses mõttes. Vahetult pärast nende teadete avalikuks tulekut kerkis esile veel üks tõsine süüdistus, seekord otse Nimsi vastu. Tunnistajad väitsid, et Nims oli võtnud helikopteri Katmandust ja lennanud otse Everesti teise laagrisse. Kui sa tead midagi Everesti kohta, siis tead, et helikopterilennud üle baaslaagri on rangelt keelatud, välja arvatud hädaolukorras. Sellel on paar olulist põhjust. Esiteks saavad helikopterid ohutult lennata ainult teatud kõrguseni, sest kõrgemal on õhk hõre ja ilmastikuolud ettearvamatud, mis muudab lendamise ja maandumise äärmiselt ohtlikuks. Teiseks peetakse helikopterite kasutamist raskete lõikude nagu kumbuliustik vahelejätmiseks alpinismi vaimuvastaseks. Everesti väljakutse ei seisne ainult tippu jõudmises. See seisneb teel olevate ohtude ületamises. Seited näitasid, et Nims oli Katmandus helikopterile istunud, lennanud väikelinna Luklasse, kus tema kaasreisijad väljusid ning seejärel jätkas ta üksi teekonda teise laagrisse. Väidetavalt jättis lend Everesti baaslaagri üldse vahele, maandudes otse teises laagris, et Nims saaks oma meeskonnaga kohtuda ja valmistuda tiputõusuks. See ei tekitanud mitte ainult eetilisi küsimusi, vaid tõstatas ka muresid ohutuse ja õigluse pärast. Kui alpinistid saaksid ohtlikest lõikudest lihtsalt helikopteriga mööda lennata, siis mida see tähendaks Everesti mägironimise tuleviku jaoks? Tasub veel kord märkida, et üks selle teema valjuhäälsemaid arvamusliidreid, ajaleht Himalayan Times, on praegu kohtuasja ja uurimise all. Vastuseks on Nims ja tema meeskond järjekindlalt eitanud igasugust süüd, väites, et need raportid on kas valed või liialdatud. Nad on tervitanud käimasolevaid uurimisi ja kinnitavad, et tegutsesid kõigi asjakohaste eeskirjade kohaselt. Praeguse seisuga uurimine jätkub, kuid see vaidlus on tekitanud märkimisväärset arutelu mägironijate kogukonnas. 2024. Aasta ronimishooaja negatiivsele kajastusele lisandus veelgi, kui Nims Tai purja väide Everesti lõigatud köite kohta tõi veelgi rohkem soovimatut tähelepanu. See juhtum sai mägironijate kogukonnas oluliseks aruteluteemaks. Nims Tai Purja esitas olulise väite. Everestil kasutatud fikseeritud köie üks osa, mida mägironijad kasutasid, näis olevat tahtlikult läbi lõigatud, mis võis mägironijaid ohtu seada. Mida ma olen kuulnud on see, et inimesed on köied läbi lõiganud vahetult lõunatipu all rõdu kohal. Kõik teadsid, et minu meeskond läheb esimesena tippu. Toimub nii palju räpaspoliitikat. Tema meeskonna liikmed, sealhulgas kogenud Sherpad, toetasid seda väidet, viidates, et köis oli ilmselt tahtlikult läbi lõigatud ning hinnanguliselt umbes 36 meetrit sellest oli mäest alla visatud. Ronimiskogukonna pahameel oli kiire ja äge. Nims peab ilmselgelt valetama ja see oli lihtsalt järjekordne tähelepanu otsimine. Kes lõikaks meelega köisi olukorras, mis on juba niigi eluohtlik. Pahameel ajendas Nimsit kiiresti reageerima. Ta postitas oma Instagrami kontole video, kus näitas läbi lõigatud köisi. Ta kogus ka oma meeskonna Sherpadelt ütlusi, et oma väidet toetada. Videos hoiab Nims läbi lõigatud köit ja ütleb, nad nimetavad mind valetajaks. Aga see ongi tõend, otse siin. Nad nimetavad mind valetajaks. See on tõend selle kohta, et köis lõigati läbi. Isegi oma meeskonna toetuse ja videosalvestiste tõenditega pidi Nims silmitsi seisma vastureaktsiooniga. Mõned kriitikud süüdistasid teda loo liialdamises, et tähelepanu saada või vastuolusid tekitada. Nepali valitsus sekkus kiiresti. 27. mail vaid päev pärast Nimsi väiteid andis turismiosakond DOT välja avalduse, milles eitas, et köisi oleks rikutud. Doughty sõnul jõudsid samal päeval kui Nimsi meeskond edukalt Everesti tippu ka mitmed Pioneer Adventuresi ekspeditsiooni mägironijad, kes ei teatanud köitega seotud probleemidest. Seejärel algatas DOT uurimise Nimsi väidete osas, süüdistades teda valeinfo levitamises populaarsuse nimel. Need süüdistused olid Nimsi jaoks olulised, kuna ta on oma maine rajanud läbipaistvusele ja aususele. Uuriimine asetas kogu tema karjääri terava tähelepanu alla. Nims omakorda jäi oma väidete juurde, tervitas uurimist ja kinnitas, et tõde tuleb päevavalgele. Olen alates 2019. aastast pidanud silmitsi seisma suure negatiivsuse ja inimestega, kes üritavad mind kulisside taga alla tõmmata,
kirjutas Nims teises sotsiaalmeediapostituses. kui kõik, mida ma kunagi tahtsin teha, oli tõsta Nepaali ja selle mägironimiskogukonna nime ning tuua turiste seda kaunist riiki vaatama. Oma väidete toetuseks jagas Nims veel videomaterjali, mis näitas läbilõigatud köisi ning lisas oma meeskonna teiste sherpade ütlused, kes kõik kinnitasid sama lugu. Nagu näete, on mul olemas tõendid, mis kinnitavad täpselt seda, millest teatati, ütles ta, lootes, et uurimine tõestab tema süütust. Tuntud mägironija ja kõigi 14 tipu kahekordne vallutaja Sanu Sherpa kinnitas samuti, et nägi videos läbilõigatud köisi. See lisas Nimsu väidetele usaldusväärsust, kuid ei lahendanud siiski vaidlust. Päevade möödudes muutus olukord üha keerulisemaks. Mõned, nagu Kali Bahadur Bujel, turismiosakonna pressiesindaja, väitsid, et teised mägironijad kasutasid köisi edukalt pärast Nimsu meeskonda, seades kahtluse alla väite, et köied olid läbi lõigatud. Selle segaduse keskel kerkis esile palju isiklikum vaidlus. Ahistamissüüdistused Nimsu vastu. Aasta 2024, mis oleks võinud olla veel üks tipphetk Nimsu karjääris, tõi selle asemel kaasa tõsiseid väljakutseid, mis mõjutasid tema mainet. Süüdistused esitasid 2 naist, Soome mägironija Lotta Hintsa ja Ameerika arst dr. April Leonardo, kes mõlemad ronisid ekspeditsioonidel koos Nimsuga. See skandaal heitis varju mägironijale, keda kunagi kiideti tema murranguliste saavutuste eest kõrgmägironimises. Kuigi Nims eitas süüdistusi, oli mõju kiire. Sponsorid tõmbusid eemale ja eliitekspert sattus skandaali keskmesse. Vastuseks süüdistustele esitas Nims laimuhagi New York Timesi vastu, väites, et nende lugu moonutas sündmusi ja kahjustas tema mainet. Tema õigusmeeskond väidab, et väljaanne ei kontrollinud enne loo avaldamist fakte, põhjustades sellega tema mainele tarbetut kahju. Nii ekstreemse spordiala nagu mägironimise puhul, kus ohud hõlmavad laviine, torme ja madalat hapnikutaset, tõi see lugu esile palju isiklikuma riski. Naised ronimismaailmas on üha enam rääkinud oma kogemustest ahistamise ja ebaeetilise käitumisega. Nimsi juhtum lisas sellele laiemale arutelule hoogu, tuues esile väljakutsed, millega naissoost ronijad silmitsi seisavad, lisaks füüsilistele riskidele. Lotta Hintsa, keda tuntakse nii mägironija kui ka endise Miss Soomena, oli üks esimesi, kes julges sõna võtta. Ta jagas oma kogemust esialgu blogis, viidates häirivale kohtumisele väga kuulsa meesronijaga, nimetut mainimata. Kuid intervjuudes New York Timesile nimetas Hintsa Nimsit kui ronijat, kellest ta oli kirjutanud. Ta kirjeldas häirivat juhtumit Katmandus kohtumisel, mis pidi olema äriline arutelu tulevaste ekspeditsioonide koostöö üle. Hintsa otsustas avalikult rääkida, lootes, et tema lugu juhib tähelepanu varjatud ohtudele, millega naised selles spordis silmitsi seisavad. Mitte mägedest, vaid teistelt ronijatelt. Tema lugu polnud ainus. Dr. April Leonardo, perearst Californiast, astus samuti välja ja esitas Nimsile tõsiseid süüdistusi. Ta liitus 2022 aastal Nimsi ettevõtte juhitud ekspeditsiooniga K2-le maailma teisele kõrgeimale tipule. Kuigi ta oli selle väljakutse üle elevil, jättis ronimise käigus kogetu talle rahutu ja ebakindla tunde. Mõlema poole ja kinnitamata teabe kaitsmiseks ma ei lasku nende konkreetsetesse süüdistustesse, kuid kui need on tõesed, on need muret tekitavad. Mõlemad naised jagasid oma kogemusi sõprade ja perega varsti pärast väidetavaid juhtumeid, esitades tõenditena tekstisõnumeid ja muud suhtlust. Hintsa saatis samal päeval oma kohtumisest Nimsiga sõnumi lähedasele sõbrale, samal ajal kui doktor Leonardo võttis baaslaagrist ühendust oma isaga, väljendades ebamugavust Nimsi käitumise tõttu. Süüdistustel on eriti suur kaal, arvestades Nimsi mõjukat positsiooni mägironimise maailmas. Rohkem kui 2 miljoni sotsiaalmeedia jälgija ning suurte brändide nagu Red Bull ja Nike toetustega on Nims kaasaegse mägironimise võtmefiguur. Nims julgustas aktiivselt naisi liituma kõrgtõusu ekspeditsioonidega, juhendades tuntud kliente nagu Asma Altani, Katari kuningliku perekonna liige ja Vene modell Victoria Bonja. Tema staatus nii mägironijana kui ka ärimehena muutis süüdistused mägironijate kogukonnas veelgi šokeerivamaks. Vaatamata süüdistuste tõsidusele on Nims neid jõuliselt eitanud. Oma advokaadi kaudu andis ta välja avalduse, nimetades süüdistusi valeks ja laimavaks ning rõhutas oma pühendumust aususele ja eetilisusele.
Ta kinnitas, et pole kunagi sobimatult käitunud. Kuid tagajärjed olid kohesed. Sponsorid hakkasid temast eemalduma ja tema matkafirma Elite Exped sattus suurema tähelepanu alla. Mida me selle mehe kohta kindlalt teame, on see, et ta on legendaarne alpinist ja on maailmale näidanud, et mägedes pole miski võimatu. 2019. aastal asus ta püstitama maailmarekordit, ronides maailma 14 kõrgeimale tipule rekordajaga. Ta šokeeris alpinismi kogukonda, lõpetades selle missiooni vaid 6 kuu ja 6 päevaga. Saavutusega, mille saavutamine oli varem ronijatel võtnud aastaid. See saavutus tõi ka uut tähelepanu sherpadest kogukonnale ja toetusele, mida nad pakuvad maailma kõrgeimatel mägedel. Lisaks oma rekordeid purustavatele kiirronimistele on NIMS olnud häälekas kliimamuutuste teadvustamise ja nende mõju mägedele esiletoomise pooldaja. Ta on tuntud ka oma päästeoperatsioonide poolest kõrgmäestiku ekspeditsioonidel, seades end sageli ohtu, et aidata hädas olevaid teisi mägironijaid. Need teod on tema mainet mägironijana ainult kasvatanud. Ta pole pühendunud mitte ainult tippude saavutamisele, vaid ka teiste heaolule mägedes. Armasta või vihka teda. NIMS jääb üheks mõjukaimaks tegelaseks kaasaegses mägironimises, nihutades pidevalt võimalikku piire kõige kõrgematel kõrgustel. Mida sina temast arvad? Anna mulle kommentaarides teada. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja elä vapralt.